tere tulemast tagasi, kätte on jõudnud jaanuar ehk siis uus aasta ja meie Rebeccaga oleme taas kord jõudnud siia podcasti pulti. Nüüd Rebecca, kuidas sul läheb üle pika aja? Minul läheb väga hästi. Vahepeal on hästi kiire, aga täitsa saan hakkama. Kuidas sul läheb? Hästi nagu ikka, aga meil on siin ka meie enda kallid sõbrad. Kas te tahate ennast veidi tutvustada meile? Jaa, mina olen Hanna Lare, ma olen tantsija, peamiselt hip-hopi tantsija. Ma eelistan improvisatsiooni koreograafiale, aga olen ka väga palju võistlustantsia olnud, gruppides tantsinud. Meeldiv, ma olen Hanna ja ma ei tea, tantsin. Teen freestyle'i enamasti, olen teinud nii all stylesi, olen tagasi hip-hop freestyle'i lainel pigem nüüd. Ja ma ei tea, tantsin ka võistlusgruppides ja kõik, mis nagu pähe tuleb, kõik, mis nagu huvitav tundub. Tere, mina olen Elena, samuti tantsija. Peamiselt tegelen hip-hopiga, street-stiilidega, tegelenud viimased 4 aastat hip-hopiga rohkem. Ja praegu katsetan veits mingit poppingut, house'i, vaatab, kuhu viib. Okei. Mul on teile alguses selline küsimus, et kuna on ikkagi uus aasta, siis mind väga huvitab, mis on teie uue aasta lubadused. Ma võin näiteks ise alustada. Minu aasta 2026 aasta lubadus on magada õigel ajal ja võib-olla Jumal naeratab mulle ja ma suudan rohkem õigel ajal üles ärgata ja ei maga asju maha, mis nüüd siin eelneval aasta lõpul juhtus päris tihti. Aga jah, selline lugu. Võime järjest minna. Mul on 2 tükki, ma ei jõudnud lõpuks valida, kumba ma räägin. Üks on see, et ma vähem procrastinatediksin, ma ei tea, mis sõna eesti keeles on, et ma lükkaks asju vähem edasi ja ma teeks neid kohe ära. Sellega on tegelikult päris hästi, aga vahepeal tuleb neid hetki. Ja teine on see, kuna ma lõpetan nüüd gümnaasiumi, et siis ma loodan, et selle aastaga ma saan selgust, mis mu järgmine elude samm on võib-olla. Et jah. Okay. Kas suudad vaheaasta või? Ma ei tea, vaat see ongi see, et ma ei tea mitte midagi veel, meil on alles jaanuar, nii et küsi augustis. Minu aasta lubadus on teha voodi korda iga hommik. Iga hommik, ilma eranditeta. Ma tegelikult luban seda endale iga aasta, et ma rohkem kuulaks oma südant ja teeks selle järgi rohkem, sest et üldjuhul, kui ma ikka kuulan oma südant, siis asjad lähevad niimoodi, nagu minema peavad. Et ja tegelikult võiks proovida mingeid uusi asju. Nii tantsus kui ka niisama elus. Võiks teha enda elu nagu huvitavamaks. Okay. Minul on peamine list go with the flow, vaatab, kuidas läheb. Ei tahaks nagu mingid kindlaid piire ette panna. Ja teine on, et nagu märgata rohkem pisikesi asju ja nagu tunda rõõmu just nende pisikeste asjadele. Aga meie oleme siin kõik kallid tantsid, siis võtame väikseid kiirküsimused ja lähme veits võistlust ja battle'ite teemale, nii et kiirküsimus kohe teile on võistlused või battle'id? Battle'id. Battle'id. Aga miks, kallid sõbrad? Sa oled väga passionate, nii et sa võid rääkida. Jaa, ma olen väga kirgis selle teemal. Battle'id kipuvad olema nagu taseme mõttes tugevamad, sellepärast, et see on raskem, nagu formaat on raskem, keerulisem. Sa oled täiesti üksinda laval enamasti, pre-selectionis vähemasti, või siis kahekesi, ja kui sa tantsid üksi. Võistlustel, kui sa lähed, siis ikkagi läheb grupp inimesi. Ja jah, see on üks, ma arvan, üks pluss battle'ite puhul ka. Ja mis ma veel saan öelda? Aga mingite improvõistluste koha pealt sul on ikkagi mitu nagu improtantsijat lava peal selles suhtes, kui on nagu mingi eelvoor. Nagu võistluste mõttes. Võistlustel on väga harva on see, et finaalis võib-olla läheb üks inimene üksinda tantsima. Iga kord on grupp inimesi laval. Aga ma võib-olla lisaks nagu, miks ma isiklikult eelistan battle'id, on nii-öelda see kogukond. Et nagu enamasti, kui sa läheb battle'ile, siis see õhkkond on hästi, nüüd
need battle'id, kus me käime, see õhkkond nagu inimesed nagu tunnevad üksteist, inimestel on nagu mingi kindel sihuke vibe. See on nagu üldjuhul koos inimesed, kes on kuidagi hästi selles asjas nagu sees või nagu näiteks see stiil, mis nad teevad, näiteks kui me nägime dancehalli battle'it ükskord, siis nagu enne seda nad soojendavad niimoodi, et nad kõik lihtsalt tantsivad, neil on mingid kindlad omad laulud, mille järgi nad nagu kõik koos lihtsalt tegid nagu mingi kindlat tantsu, nagu minu jaoks see väga nagu ma ei olnud nagu varem sellist asja näinud, kui ma esimest korda nägin see, et see oli nagu see, kus ma sain aru, et nagu kui tähtis on see kogukonna nagu tunne. Et nagu võib-olla võistlustel me ei näe seda, sest igaüks nagu seisab natuke rohkem enda eest, aga battle'itel võib-olla tuleb välja rohkem selline ühtsuse tunne, ma ütleks. Jaa, ma nõustun Hannaga väga, just see nagu kommuuni tunne, ühtsuse tunne, et võistlustel sul pigem on see, et sul grupid lähevad peale ja ikka elad kaasa selles suhtes, aga minu jaoks on ikkagi teistsugune kui see, et sa oled seal battle'il ja siis nagu kõik elavad kaasa ja see teine, nagu see õhkkond on täiesti teine, mõnus nagu tunne ja kuidagi see on rohkem võib-olla inimesed connect ivad seal, sest et see on nagu kindlama suunaga asi, kõik teevad oma improt, kõik teevad oma asja või nagu, et ma ei tea, kui sul ongi näiteks hip-hop battle, siis sul on ju hip-hop inimesed koos, kes teevad improt ja kes naudivad seda. Või nagu freestyle'i, et see on siis nagu sarnasem kuidagi tunne või nagu soojem tunne, kui võib-olla võistlustel, et sul grupid lihtsalt lähevad peale ja teevad oma tantsu ära. Et sellepärast ka battle'id on nagu mulle südamelähedasemad. Kas ma võin korra lisada? Aga nagu selles mõttes ma peaks siiski ka nagu kaitsma see võistluste poolt ka, et nagu võistlused on jällegi väga teise kogemuse, minu arust need kogemused nagu on väga erinevad, et nagu võistlustel see lavakogemus ja nagu see on nii palju teistsugusem, sest et see nii-öelda see publik ja nagu see nagu väga suur osa publikust, kes ka vaatab võistlustel, ei ole tantsijad, ehk sa saad nagu nende nii-öelda sellist reaktsiooni või nagu ja siis nagu kohtunikud ja kuidagi nagu see feeling on nagu väga teine, et minu see nagu lavakogemus on ka väga kasulik, et nagu mõlemal asjal on nagu midagi head, aga jah, võib-olla selline, kus on niisugune hea mõnus soe tunne on nagu battle'id, aga lavakogemus on ka kindlasti just väga oluline. Kas ma tohin veel midagi öelda? No ütle. Üks asi, mida Irena Pauku ütles battle'ite kohta, mis mul on alati meeles olnud, on see, et sa vastutad enda esituse eest palju rohkem, kui sa vastutad võistlustel. Sellepärast, et battle'il sa lähed kohe lavale enda nimega, kutsutakse sinu nimi välja ja sa lähed ja sa oled seal üksi ja kõik, mida sa teed, see on sinu nägu ja see on sinu nimi ja sa seisad ise selle eest. Et võistlustel sul on nagu mitu seda kihti seal vahel, sul on number, esiteks, ainult finaalis vahepeal öeldakse nagu nimena välja ja siis tantsukool ka, ja siis on veel tantsukool seal vahel. Aga battle'il väga ei ole seda, et kus stuudiost või tantsukoolist kes tuleb, et sa oled lihtsalt sina ise enda nimega. Ma nõustun. Aga Rebecca, mul on sulle ka küsimus. Kumba sina eelistad? See on üks hea küsimus. No mul on endal rohkem kogemust kindlasti võistlustega, sest et suur battle'itel käia ma ise väga ei ole. Aga ma nõustun öelduga, et battle'itel on nagu hästi palju soojem ja armsam nagu kommuun ja üleüldse nagu sa lähed sinna ja see vibe on hea, sest et tihtipeale seal juba siis finaaliraundides ka näiteks välisvõistluste battle'itel, kus me oleme käinud, on ikkagi tipptasemel tantsijad ja siis sa vaatad ja sa nagu sa elad talle vaata nii kaasa, et sa oled ise ka selles asjas nii sees, et seda on ka hästi nagu armas vaadata, aga kindlasti ise ma battle'ile võib-olla ei läheks tantsima, on ju, et jään ikka sinna võistluste poole, aga jah, ma nõustun ka sellega, et võistlustel on ka omad nagu positiivsed pooled, et juba näiteks see, et sa ei kao ise sinna vaata ära, et sul on see ruumi tajuvus ja kõiksugu mingi staarilik olek ja värki tuleb ka sealt. Jah, mis sina arvad? No ma olen ikka battle inimene, sest mis oli nüüd 4 aastat tagasi, kuna vist oli 2022, kui me nii-öelda koos alustasime improga, siis oligi see, et me käisime nagu, tegelikult oli meid 5, aga põhimõtteliselt nagu 4, 5, 6, me käisime nagu põhimõtteliselt kõikjal koos ringi. Ja nagu sealt tulebki minul eriti just see kogukonna tunne. Ma tõenäoliselt ma käisin just Langiga 2 tegelikult just veel battle'il
ja oligi see, et see tunne on veits teine ikkagi, eriti mina olen harjunud sellega, et me läheme kõik koos, me teeme nalja ja kõik see, et see on lihtsalt nii suur osa võib-olla minu nagu tantsu nagu teekonna nagu kasvamisega. Okei. Selleks tahad natuke nagu seletada, aga miks me üldse koos käisime või ma arvan, et kõik ei tea. Okay. Ehk siis põhimõtteliselt vist oli, ma ei mäleta täpselt, vist oli 2022 aasta sügis, kui meie nagu Chateau tantsukooli tehti selline asi nagu hip-hopi grupp. Ja siis koos Liisa Kanguri ja ühe tantsijaga veel, ma ei tea, kas ma tohin maata nimesi nimetada, ehk siis üks oli veel meiega. Ja siis oligi, et me olime seal nagu 5 käisime, kell oli mingi 9 õhtul ka. Ja me nagu lihtsalt tantsime, tegime improt, harjutasime. Ja me olime hästi väga entusiastlikud, et me tahtsime kõigile pätlitele minna. Ja me käisimegi kõik improvõistlused, kõik, kus me nagu saime, et me oleme suht sellest ajast peale nagu näiteks 4 nii-öelda käinud. Et sealt näiteks sai meie sõprus alguse kindlasti. Et jah, või kas teil on midagi lisada? Ma praegu räägin nagu väga või kas tahate oma poolt midagi ka lisada meie story'sse? Ma mäletan nagu, et me kõik tulime nagu nii nagu erinevates kohtades kokku ja nagu meil tegelikult on nagu õrna aimuga, aga me nagu kuidagi sulandusime hästi kiiresti kokku ja nagu ilmselt oligi lihtsalt see, et me olime kõik hästi kirglikud nagu tantsu suhtes. Ja nagu me olime nii entusiastlikud õppimas, see oli hullumeelne. Nagu me lihtsalt nagu olime ja tantsime nii palju, kui saime. Et see on päris naljakas tagasi mõelda. Ja suvel ma mäletan ja kõik vaheajad, nagu ma ei tee nalja, põhimõtteliselt kõik saaliproonid olid meie omad nagu. Ja ei, ma mäletan seda, et sul oli nagu reegel, et 2 tundi tohib saalis olla ja siis me haigelt skeemitasime, et mina panin oma nime 8 tunniks, siis pani Hanna 2 tundi, siis pani Hannelore 2 tundi nagu ühte samasse saali. Siis me kõik olime mingi 4 seal saalis, lõpuks ma ei tea, hommikul 12 õhtul mingi 6 või 5 ja me lihtsalt nagu tantsisime ja džämmisime. See oli nagu, see oli tore. Me peame selle tagasi tooma, sõbra, me pole seda reaalselt nii ammu teinud. Aga väike selline update, sest ma tean, et mõned, kui ma räägin mingite muude tantsidega, et nad teavad meid nagu, meie kampa nagu ühtsena, aga ma ei tea, kas keegi teab meie nagu Lori või nagu seda juttu selle taga. Aga lähme siit veits edasi, et mis on teie, need ikkagi võistluste teemal, see võib olla battle võistlus, aga mis on teie kõige lemmikum, kus käinud olete? Te võib olla nagu kõik koos või üksinda või et... Ma võin siis alustada. Ma arvan, et no kõige eredam mälestus battle'iga seoses ongi nii-öelda minu kõige esimene battle, mis oli Soul Battle, toimus Tallinnas ja see oli esimene battle, kus me käisime kõik koos ka. Ja jah, esimene battle, kus ma ise ka tantsisin nagu esimest korda. See on nagu väga eredalt meeles, sest ma mäletan, me terve päev lihtsalt tegime nalja, naersime ja see oli see nagu esimene avapauk kohati või nagu, et see vaade nagu sinna street maastikusse, et milline see siis päriselt on. See oli nagu väga eriline ja seal olid nagu nii head tantsijad ka, et see oli selline jah, hea mälestus. Nii. Kui sul on, siis räägi, ma natuke mõtlen veel. Jaa, ei, ma just nagu Keele mainis ka Soul Battle, mul meenus Soul Battle, sest et see oli nagu tõesti, ma ei tea, see oli ekstreemselt naljakas käik. Ja nagu ma mäletan, kui Lang reast tantsis seal mingi elu pisi vastu. Ja mul tuli meelde nüüd, mis battle'ist te räägite. Ma kaotsin talle vaid või. Ei, see vana. Viiki jäi kõigepealt. See poiss oli Hannelore jalapikkun. Ja ta oli ras mingi 5. 6-7. Soul Battle nagu siiamaani üks väga naljakas kogemus, aga näiteks mulle on väga meeldinud Ghetto Battle'id. Nagu ma olen käinud 2 Ghetto Battle'il. See suvi ma tahtsin hullult minna, aga jäi ära, sest me olime laagris. Jälle, me olime laagris meie. Igatahes Ghetto Battle'id on alati väga lahedad olnud. Ja battle, kus me ei osalenud, aga siis, kui me nagu suht alustasime alles selle battle'i maastikuga ja Kangur ütles, et ta toob meid siia hip-hop battle'id vaatama, aga me sattusime dancehall battle'ile ja me ei saanud mitte midagi aru, me olime nagu suht confused ja me olime nagu, mis toimub, sest et noh, kes teavad dancehalli, siis no see oli päris
päris hulluks minna. mis üks dancehall battle endast siis kujutab? Formaat on sama, aga lihtsalt vaata stiil, nagu stiiline erinevus. Sest selle stiiliga kaasneb hästi selline energia, selline elav, selline nagu rituaalne peaaegu. Okay. No jah, teevad oma ütleme niimoodi, rituaale. et neil natuke lendas riideid seljast ja võib-olla jah, et aga see on nagu väga huvitav stiil ja me oleme saanud ise ka seda proovida, mis on nagu väga huvitav. Mina ei ole. No, Kes on meil? riided me ei ole seljast võtnud, aga meil on käinud šatees küll dancehalli õpetajaid paar korda, et see on Ma olen ilma jäänud siis järelikult. et tegelikult see on väga huvitav stiil, et aga ma mäletan see esimest kogemust, see oli väga huvitav. Et jah. No kas sul on ka mingi... Mulle meeldis see nüüd hiljutine, aga ma käisin Code Battle'il. Kahjuks mitte selle seltskonnaga. Ma käisin nooremate tantsijatega. Sattusin lihtsalt ühe auto peale. Ja see mulle väga meeldis. See on päris värske battle, seda võib-olla tehti vahepeal, aga siis jäeti pikalt paus ja nüüd nad teevad seda uuesti ja väga intensiivselt. Need on kogu aeg. Ja see battle mulle meeldis, seal oli natukene see andis tunda, et ma olin seal põhimõtteliselt nagu oma pead, et ma ei tundnud väga kedagi ja keegi ei tundnud mind, et see andis nagu sellise värskuse ja julguse, teistsuguse. Et muidugi, kui sa lähed enda seltskonnaga, siis on omamoodi julge olla, aga see oli kuidagi teistsugune. Üks battle veel, Center Battle Lätis. See oli ka üks nagu mega battle. Jah, vist pidin selle ka veel ära mainima. Ma nõustun. Minu lemmikvõistlus, üks eredamaid tegelikult, väga palju sellest võistluste formaadist või nagu, et laval käimisest. Ma väga midagi ei mäleta, kui ma päris aus olen. See oli siuke 4 aastat tagasi äkki. Me käisime Horvaatias võistlustel. Ma isegi tea, mis võistlused need olid kahjuks. Aga see... Nii suva. Dance Star oli. See 3 ei olnud. Ega see on 3 aastat tagasi, mitte 4. 3 vist. 2023 vist. Ma ei tea, aga jah, hästi eredalt on see meeles, et me kuidagi, see oli ka justkui nagu meie sõpruskonna nagu alguspunkt. Me lihtsalt sattusime kõik bussi kõrvuti istuma. Ma mäletan Me planeerisime seda. See on lihtsalt kokku sattunud. Ei, aga siis oli veel see, vaata, et teil oli enda hip-hopi nagu gäng ja siis oli veel mingi eraldi gäng ja siis olid veel osad isikud seal kõrval ja me lihtsalt nagu sattusime kõik kokku. Ei, ma mäletan, et see oli sõda, et me saaks bussis nagu kõrvuti kohad. Siis valisime mingi 3 inimest, võtavad mingi 100 kotti ja siis nad lihtsalt tormavad bussi. See oli nii kaootiline. Aga jah, see, et juba bussisõit sinna oli hästi nagu mul on väga eredalt meeles, kuidas me kõik mingi üritasime magada seal 2 päeva siis sõitsime Horvaatiasse bussiga, vahepeal magasime Poolas. Aga juba see, kui sa üritad bussis magama jääda ja siis kellegi jalg on kuskil näo peal või mingi hästi siuke minimaalne ruum on seal, eks ole. Ja see, kuidas me seal mööda neid Horvaatia randu ringi kridisime ja mingi... See oli hästi tore. Me tahtsime minna rannapeole, aga me show upisime 3 tundi varem ja siis me ei jõudnudki lõpuks rannapeole, siis meil hakkas igav. Lihtsalt ütlen. Et jah, ja siis seal oli ka minu arust üks battle, kui ma ei eksi, järgmisel päeval. Ja seda vaadata, seal oli üks härra lokkis juustega ja ühe bucket hatiga ja ta vist jääb mulle nagu suht pikaks meelde. Mul on nagu Snapis mingid videod ka ja siis ma vaatan. Ja ma mäletan seda. Jaa, mul nüüd tuli meelde, see oli seal suure lava peal ja siis me vaatasime, see lokkis juustega oli. Liisu osales ka seal. Ja siis ma olin kuidas sa ei mäleta? Tuli see seeniori nali, sest et Liisu oli kõige varem meist, et ta sai selle battle'il osaleda. Liisu oli 16 too hetk ja siis, aga me olime tõite 15 ja me ei saanud kõige osaleda seal. Ja ma mäletan, siis ma olin reast mingi, vaatasin seda reglement, ma olin 16, let's go, vaatan, ma olen ainus ka, kes läheb. Aga ei, ma nõust, see oli ka, sealt on väga, ma mäletan, mul tehti mingi videoga, kus ma nagu jooksin nagu pulksan välja, sest ma olin nii nagu, pärast seda battle ma olin mingi, oh my god, see oli nii äge, Oli. Jah, Liisu, kas sul on ka midagi eraldi välja tuua? Ma tegelikult nõustun kõigega. See on minu jaoks, et kuna ma olen ülemõtlev, läheb 2 kategoorias on see, et millega on kõige parem mälestus versus mis on nagu tasemelt. Aga
ma tooks välja ühe geto battle, mis oli ma ei mäleta, kas oli 2 aastat tagasi või kuna Tallinnas. Ülihea, nagu geto omad, need olid ülihead. see, kus Kirpe ja Rekel vist tegid toda mõtlema. Jah, vist seda. Ta oli 2 aastat tagasi. Ta oli küll väga. Et see oli geto omad olid ka alati head. Okei. Te olete nüüd siin juba mitu aastat olnud selle battle'i maastikuga kursis. Mis on üks või battle siis ütleme, kuhu te läheksite siis enda kambaga uuesti, kui oleks, kui raha ei oleks küsimus, siis ütleme nii. Et kas teil tuleb mingisugune suur battle, võib-olla kuskil välismaal? Et kus me oleme varem käinud ja tahaks uuesti minna või? Kas või, aga mingisugune, kus te ei ole veel käinud? Ma võin rääkida kohe. Ma arvan, et me kõik, me missisime Red Bulli, sest et me olime samale võistlustel ja see mul ikka veel nii hingele, me selle missisime. Nii et see on üks battle, kuhu ma tahaks, nagu ma pean ära käima sel battle'il, nagu lihtsalt sellel ei ole muud varianti, ma lihtsalt nagu pean. Okei, aga küsimus, et veits nii-öelda laiendada, et kui raha ei mängi rolli, nagu piirid on valla selles mõttes, kuhu me läheksime, kui meil ei oleks rahalist probleemi? Saame rahastuse, kuhu me läheme? Ma arvan, et iga tantsija tahaks Summer Dance Forever'il käia. Nagu vaatamas, osalemas, mida iganes, lihtsalt kuskile, midagi sellega seonduvat. Kui nüüd võib-olla keegi ei tea, mis see battle on, siis äkki sa võid mõni ühe Summer Dance Forever, ma isegi ei tea, mis riigis see on, äkki keegi aitab mind. Taanis, küsimärk. Jah. Ja vist oli küll. Või ta liigub? Ma ei tea, kas ta nii suur on. Ei, ta on see on üks väga tunnustatud battle. Seda, nagu kui sa selle võidad, siis võib öelda, et sa oled maailma parim nagu. Ütleme nii, et kõik videod, mis sa YouTube'ist näed, on enamasti sealt pärit, nagu enamus battle. See on nagu selles mõttes hästi lahe battle, et see on nagu festival. See kestab nagu mitu päeva, see on mitu erinevat nagu street stiili ja see on nagu, ma ei tea, ma just nagu, kui see toimus, ma vaatasin seda laivis või ülekanti seda. Ja ma päriselt juba nagu, kui ma vaatasin seda ülekannet, ma olin nii nagu, ma vaatasin suu lahti seda lihtsalt, sest et see on päris hullumeelne. Ja mul on ka kindlasti Summer Dance Forever ja Just the Pool'e tahaks ka nagu väga minna. Jah, ilmselt ongi need 2, kui nagu poleks ajalist, rahalist ressurssi, nende peale ei peaks mõtlema siis koheselt. Nagu ma kohe praegu nagu astuks lennukile ja läheks. Ja ma nõustun. Mulle meeldib veel üks. Mulle meeldib see Black Hole Battle. Okay. Ma ei tea, kas te olete näinud. Nagu YouTube'is, see on nagu selline nagu black box põhimõtteliselt ja siis on ka DJ on hästi kõrgel ja siis kogu see vaatajaskond tuleb niimoodi sealt ülevalt alla. Ma ei tea, kas te nagu tuleb pilt ette? Ma vist ei ole, praegu ei tule meelde. Ja ma ei tea, mul satub YouTube'is hästi palju neid videoid ja siis... Aga Red Bulli finaali tahaks kindlasti näha. LA-s vä? Jaa. Ma reaalselt pakkusin MC-le välja, et läheks, ta saatis pikalt mitte. Aga nagu... Saatis LA-sse sulle. Ma hiljuti, mis mulle toodud huvi pakkus, ma ei mäleta see nime. Ma ei tea, mul hetkel ei tule kohe meelde see, kus nad pingi peal tantsisid. Mis see nimi on? Ma ei tea. Igatahes, see oli nagu, sul on nagu, hip-hop tantsijate nagu kõige kõrgem tase ja nad lihtsalt, neil on nagu pink, kus nad peavad istuma, nad ei tohi nagu tõusta ja nad peavad seal nagu tantsima ja vahepeal nad tantsisid nagu koos ja see oli nii huvitav nagu jälgida seda. Ma ei tea, pole näinud. Kas see ei ondki Summer Dance Forever või? See ei ond või? Ma siis ajan sassi, aga ma tean küll, mis sa mõtled. Üks, mis mulle ka meeldib, ma ei mäleta, kus on ta kuskil aasis, mingi Summer Jam vist oli selle, mingi kahtlane nimi oli. Mingi Summer. Sest ma ei mäleta, kus see on, aga ma mäletan, et seal oli näiteks mingi Kids, mingi Seven to Smoke, kõik sellised ja see tase oli nagu, ma vaatasin neid videoid. Igatahes ma tahaks Aasiasse minna, sest seal on kõik enamus mu lemmiktantsijad. Eks mingi Jaapanisse, mingi Osakasse või kuhugi palun. Saatke mind. Tahaks nagu võistlusformaadis Seven to Smoke'i teha. On tehtud nagu jammina, aga nagu päriselt võistelda. Kas ta vist hip-hopiga väga ei tehta? House'iga tehakse seda just rohkem. Kas üks võistlus nüüd ei ole tehtud kusagil, kus on see formaat või? No seda ikka on. Aga nagu minu meelest üks nagu hiljuti oli või siis nüüd tuleb
mis ongi selle nagu Seven to Smoke formaadis, aga nagu noh, gruppidena. Aga ma vist olen isegi mingi kuulnud. jah, minu meelest, aga noh, ma ei mäleta. võistlusvormis näinud kunagi või nagu ma olen näinud seda ka jam'i vormis. Võib-olla see ei olnud Seven to Smoke, aga võib-olla see oli Battle'i formaadis, et noh, 2 võistlusgruppi lähevad üksteise vastu, et vist oli see, mitte Seven to Smoke. Okay. See on ka huvitav. Tundub põnev. nii, aga ma olen battle'itest siin palju rääkinud, siis mida nii-öelda ma räägin nagu USA-vormis, mida sa ütleksid nii-öelda tantsijale, kes pole julgenud veel battle'ile minna, aga ta nagu tahaks minna, mida te nagu julgustamiseks, jah. mis te soovitaks või et mis seal siis on, mis võib-olla tundub hirmus, aga nagu tegelikult ei ole. Või üleüldse, et mis battle'itel käimine nagu teile annab, mis motiveeriks siis nooremaid tantsijaid ka rohkem battle'itele minema. Just do it või nagu, et ma ei tea, lihtsalt see jah, algus on raske, aga see on selline jah, lihtne asi, mida öelda, aga mida rohkem sa käid, seda kergemaks läheb. Ja kui sa ei ole seda sammu ära teinud, siis nagu see tõenäosus, et sa üldse kunagi päriselt teed selle sammu ära või noh, lihtsalt mõtled nii palju üle, siis nagu seda raskemaks endal läheb. Et lihtsalt nagu proovi ära. Jah. Just do it. Just do it. Nüüd kuna nüüd ma olen praktikandina ka, siis ma olen üpris palju näinud tantsijad, kellel on nagu tohutu potentsiaal ja sa näed, et neil on nagu mingi kirg tekkinud selle stiili vastu, aga neil on nagu lihtsalt väga palju julgusest puudu. Ja ma ütleks nagu lihtsalt, et sul on kõigepealt vaja see nii-öelda vibe kätte saada. Et pigem ma isiklikult vaataks esimesed korrad, käiks, uuriks maailma üldse, natuke nii-öelda elaks sisse sellesse. Sa ei pea olema tohutu proff, et teada kõiki tantsijaid. See ei ole nagu vajalik. Sa pead saama nii-öelda sellest nagu vaibist kinni ja kui sa suudad seda panna endaga nii-öelda, kui sa suudad seda endaga seostada, siis sul tekib see tunne üks hetk, nagu sa vaatad seda ja sul tekib see, et ai, ma tahaks praegu tantsida. Et nagu mul on väga paljudel battle'itel, kuhu nagu näiteks ma pole teinud hip-hopi viimastel battle'itel, sest et ma nagu olen ka kartnud või nagu olen mõelnud, et mu tase nagu ei sobi sinna või et ma pean veel treenima, aga samas kui ma vaatan seda, siis mul on nagu, et ai, ma oleks võinud nagu ennast ära registreerida, et nagu et mul tekib see, et ma tegelikult tahaks seda teha. Et kui nagu see tunne sul tekib, siis see on nagu see õige tunne ja siis sa oled nagu valmis minema. Aga kui sa veel ise tunned, et pigem sa kohustuse tunnet, et nagu ma pean minema, aga tegelikult nagu ma ei ole valmis, siis las see veel olla natuke ja las see nagu marineerib ja siis, kui sul tekib see õige tunne, siis minu. Okay. Ma ei tea, kas ma täielikult nõustun. Nagu see on okei. Nagu minu vaatenurk sellest on see, et kui sa jääd õiget aega ootama, siis seda ei tekigi. Või nagu see närv jääb alatiseks sisse. Nagu ma ei tea, kas see on lohutav või inspireeriv, aga see ei lähe ära. Nagu isegi kui sa käid, hiljuti käisin Charlie workshopil. Ta ütles ka, ta on iga kord väga närvis. Elis samuti ütles, et on väga närvis. Need on ühed tantsijad. Nendele, kes ei tea, kes on meil kõigile, ma arvan, inspiratsiooniks. Et see närv ei lähe ära, see on täiesti loomulik ja pigem kuidagi seda ümber sõnastada enda jaoks, et kas et see närv on tegelikult et see närv on tegelikult elevus, see on üks variant, või siis lihtsalt nagu tantsida koos selle närviga ja lihtsalt õppida nagu ennast usaldama. Ma arvan, et see on minu jaoks olnud see üks asi, mida ma endale korrutan. Et ma olen teinud trenni, ma olen harjutanud, ma oskan ju tegelikult, et lihtsalt ennast usaldada ja hästi palju käia. See on väga aus point. Ja ma nõustun selle enda usaldamisega, see on nagu minu meelest kõige olulisem või nagu, et kui sa lähed sinna ebakindlalt ja nagu sisestad endale seda, et ma ei oska, ma ei saa, siis noh, suur tõenäosus ongi see, et sa ei oska ja sa ei saa. Või nagu selles olukorras sa lähed lihtsalt nii närvi. Pigem on, mis ma ka arvan, on see, et lihtsalt tähendab, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda tegelikkuses. Nagu, et sa ju ei lähe vangi või ma ei tea, keegi ei tule suga pahatama. Nagu, et
mis päriselt juhtuda saab? Bounce-poliis, no see võib juhtuda. Liisa Kangur on bounce-poliis. Liisa Kangur iga kord, kui Lissel lavalt ära tuli, siis lihtsalt sai küll bounce-poliisi kaela, aga ei nagu tegelikkuses. Nagu nii kaua, kui sa ära käid seal, siis on kõik hästi. Nagu mina arvan seda. Okay. Hanna enne mainis, et nagu battle'id just vaatamas käies, et see nagu aitab kaasa. Et Helena, Hanna-Loora, mis te sellest arvate, et kas võib-olla kui ise veel ei julge battle'il osaleda, et siis kas see aitaks kaasa nagu lihtsalt kohal käimine ja nagu selle ühiskonna või keskkonnaga harjumine? Ma ei tea, võib aidata küll, minul isiklikult ei meeldi üldse lihtsalt vaatamas käia, aga sa oled lihtsalt jõudnud selleni, et sul on see, kui sa end ära ei regaks, siis oleks, miks ma ei reganud, sa oled nagu selles ammu juba sees. Sa ei saa ilma regamiseta. ei jaa, ma nõustun, et see võib aidata, lihtsalt mind ei aitaks. ma just tahtsin sama öelda, et ma tegelikult ei tea, või nagu see vist oleneb väga inimesest, sest ma kujutan ette, kui nagu pisimina läheb ja ta näeb neid crazy haigeid nagu vanasi, kes on aastaid treeninud ja ülihead tantsijad, siis nagu ma ei julgeks minna. Aga see võib kindlasti aidata nagu ikkagi sellele vibe'ile mingil määral kaasa. Eks see on igal inimesel erinev, oleneb. Ja need battle'id on ka väga erinevad, nagu sul ei olegi mõtet, sa pead väga valima, millistest battle'itest sa alustad, sest et on battle'id, mis väga soodustavad uusi tantsijaid proovima, aga on ka selliseid, mis ei oleks üldse hea variant ja pigem nagu on garanteeritud jätma sulle sellist negatiivset esimest muljet. Jah, seda ma nagu... Ja kindlasti küsida kellegi käest, ma arvan. Ja seda ma nagu, selle teemal, mis ma rääkisin, seda ma pigem nagu mõtlesin ka, et väga nagu valida, et kui sa ikka võib-olla tantsid esimest aastat hip-hopi ja sa lähed openisse kohe, siis sul võib jääda väga selline nagu natuke raske emotsioon sellest või et võib-olla vähemalt mul kunagi, kui ma esimest korda läksin openisse, mul tekkis väga see tunne, et ma nagu, kas nagu ei kuulu siia nagu praegu veel või et nagu, et see ei ole kohe nagu koht mulle. Aga näiteks siis, kui ma alustasin beginnerites, nagu mõndadel battle'ites on eraldi nagu beginneri kategooria, siis üldjuhul need battle'id megalt nagu julgustavad tantsima ja need nagu battle'id, kui sa nagu alustad, on nagu kõige parem, ma ütleks. Aga samas, kui ma nagu vahepeal olen näinud mõnel battle'il nagu mingeid nooremaid tantsijaid või kes nagu lihtsalt on nagu vaatamas, et äkki nad inspireeruvad või niimoodi. Meil just toimus siin nagu jam ja et ma ei tea, minu enda pisid õpilased tulid vaatama ja siis nad nagu ise natuke nurgas katsetasid, et nagu et äkki on nagu inspireeriv, vähemalt mulle on alati, kui ma vaatan. Okay. Ja ma veel lisan, et mul endal, kui ma vaatan, siis ongi just inspiratsioon või nagu motivatsioon edasi nagu katsetada ja minna, sest iga kord, kui ma käin mingil battle'il, siis ma olen mingi, et ma lähen nüüd saali ja ma treenin veel, et seda kindlasti annab battle'id annavad juurde, kui ma vaatan, olen siis vaataja rollis. Okay. Kas teil on mingi kindel battle, mida te soovitaks algajale, improtajale siis, et kust teie alustasite või et kust, nüüd juba teil on mingisugune kogemuste pagas olemas, et mis on selline battle, kus on kõige safe im alguses minna? Minu arust on see veits, et kuna nagu aus vastus on see, et neid ei ole üldse Eestis. Nagu sa saad võib-olla heal juhul paar korda aastast käia päriselt ja kui tehakse mingeid väiksemaid, siis see nagu võimalus, et need tulevad iga aasta on väga väike. Et ma ei tea, mis te vastu pean ise aga mõtlema selle küsimuse üle, et aga lihtsalt ütlen, et väga palju et see on nii ebapüsiv, et lihtsalt raha võib otsa saada või et ei tule nagu rahast kokku ja siis nad ei saa lihtsalt teha. Et see on ka lihtsalt see väike aspekt on mängus. Aga ma ei tea, mis te arvate? Üldiselt Eesti omad ongi pisemad. Ma ütleks, et ükskõik millisele Eesti omale võiks minna. Võib-olla mitte SAF ja võib-olla mitte Ghetto battle. Võib-olla need on sellised nagu natuke krõbedamad. Aga kõik Eesti omad üldiselt on sellised väiksemad, kuhu väga Lätist või Leedust või Baltikumist, Lätist, Leedust väga kohale nagu ei tulda. Et ma ei tea, kas Lätti on hea mõte ronida, et see võib küll väga ehmatada ära.
jah, nagu minust väga hea on alustada. Vahepeal on nagu mingid tantsukoolid teinud, näiteks meil vahepeal tehti siin Teba on ju ja Feba, et ei tea küll, kes ei tea, kes see tegi. Umbisikuliselt teguvad. bossid tegid siin igatahes jah, sellistest ja ma tean, et Errorist tehakse mingit ja et nagu, no sellised on nagu, sul on vähem rahvast ja hästi nagu safe on nagu alustada. Aga tegelikult on olnud ka, noh, ongi, kuna see on hästi nagu ebapüsiv, siis noh, ma näiteks mäletan, kui veel J-Festi oli beginnerite kategooria, siis seal käisin, et see oli nagu hea ja aga samas on ka mingeid ma tean, ma ei tea, kas Code'il oli, aga mingitel on ka veel beginner kategooriaid. Äkki Code'il ei olnud, mingil Läti pätlil oli küll, et jah, Centril on beginner kategooria, nagu mingid on nagu sellised, et siis on nagu hea alustada. Ma ütlen ka seda, et mis minu arust võib aidata eriti, kui on nagu alustajad, et kui sul on olemas nagu need inimesed, kellega saad tantsida ja näiteks kui ma räägin nagu veits suuremast pildist, siis juba see, et kui tantsukool enda kooli siseselt teeb mingeid üritusi või nagu kas või see, et ma ei tea, street-õpetaja teeb sul mingi battle'id tunnis, tegelikult see on juba eriti kui te just alustasite sellega mingi see aasta, et siis see on minu arust üks juba väga hea nagu alguspunkt, samamoodi näiteks meie džämmisime üksteisega ja kas te arvate, et mina ei tundnud kunagi närvi, kui ma pidin nendega džämmima, ma arvan, et teil oli ka ikkagi nagu väike närv sees, kui me isegi omavahel tantsime. Et kui sul on olemas juba need inimesed, kellega käia, siis see on juba tegelikult väga suur muutus, aga kõigil ei ole neid inimesi. Kui mina alustasin improtega, ma olin ka täiesti üksi. Käisin kõik need võistlused läbi niimoodi, et ma lihtsalt üksinda kuskil nurgas. Kell lavale ära lähen ära, et nagu ma tean, mis tunne see on, aga et kui on võimalik, siis alati on tore, kui leiab need inimesed. Ja ma nõustun sellega, pluss me ise ju tegime vahepeal džämme Bertram stuudios hip-hop tantsijatega. Need olid ka minu meelest hästi nagu arendavad ja nagu mõnus koht, kust jällegi kohati nagu alustada võib-olla mõndadele tantsijatele, et kohati nagu kodusem tunne, aga ikkagi nagu noh, sul on 2 erinevat tantsustuudiot kooli koos, et ikkagi mingi nagu närv on, et ma arvan, et see oli ka nagu väga vahva lahendus. Ehk siis lähme siit nii-öelda battle'ites on ikkagi põhiliselt tegu improvisatsiooniga, et mis on improvisatsioon teie jaoks ja kuidas näeb nagu trennisaalis välja teie nagu selle treenimine, kuidas te treenite nagu ennast battle'iks võib-olla või nii-öelda lihtsalt improt, kuidas teie nagu treenite, sest kõigil on see erinev, kindlasti, et tahaks sellest näha, oletame, et sa lähed saali ja sa oled mingi davai, et nüüd ma teen hip-hop improt, et kuidas see tavaliselt välja näeb teie jaoks? Ja küsimus peab natuke mõtlema. mõtle. No ma võin võtta siis kohe. Ma arvan, et meie treeningud väga erinevad, sest vahepeal ma saan langisaali sisse ja ma näen, kuidas ta kuivalt trillib mingit asja ja see on minu jaoks nii insane, sest et ma nagu jääks püsti jalust magama, kui ma päris aus olen. Aga see on nagu nii kasulik asi, aga mul endal vist ei ole nagu püsivust üldse sellise asja jaoks. Et mul on nagu, mis see, kui ma lähen saali ideega, et ma tahan midagi hip-hopiga seoses teha, siis ma panen kõigepealt muusika käima, ma üldse vaibin sisse. Enamasti teate, ma vaibin sisse mingi tund aega ilma naljata. Või siis nagu, mul on näiteks kohe see, et kuna ma nii nagu armastan seda teha, siis ma võin vahepeal, kui ma olen üksi saalis, ma võin minna nagu nii asja sisse. Ma lihtsalt nagu teen mingi full round'e oma ette nagu full asja, kuigi mul ei ole nagu üldse nagu plaan seda teha. Näiteks mul on mingi kindel idee, et okei, tegelikult täna tahaks natuke tracing katsetada, on ju. Aga nagu kuna ma ei tea, ma lähen juba asja nii sisse, siis ma ei tea, ma teen nagu full impro ära vahepeal, siis ma olen mingi tead, täna väga ei viitsi rohkem. Aga vahepeal ikka, kui ma olen mingi, ei, ma võtan rahulikult ja teen mingeid asju läbi, otsin midagi, siis vahepeal leiab, vahepeal ei leia, oleneb päevast. Enam ma ei ole nagu nii karm endaga, kunagi ma olin väga karm endaga. Kui ma, nagu mul oli varem see, et kui ma midagi ei leidnud uut enda jaoks, siis oli halb päev. Aga nüüd tõesti karm. jah, et nagu varem oli see, kui ma olin nagu hästi, noh, see kindla mõtlemisega tehnika on nagu nii nagu, kui ma jah, et ma pean seda väga täpselt tegema.
aga nüüd ma võib-olla olen ise keskendunud rohkem sellele, et ma fun'in. Ma võtan selle aja, et nagu ise nagu sisse elada, kui ma olen rohkem sisse, mul on endal fun'im katsetada ja kui ei tule, siis ei tule, aga noh, üks päev see ikka tuleb, kui ma nagu teen järjest, et okei, võib-olla võtab kauem aega, aga ma ei riku nii-öelda ennast sellega. Sa võid jätkata, Jana. Ma siis jätkan. See väga oleneb päevast, nagu kuidas mu tuju on. Vahepeal ma lihtsalt lähen saali, panen muusika käima ja ma lihtsalt tantsingi. Või noh, teengi, ma ei tea, hip-hop improt, lihtsalt tantsin. Siis on hetki, kus ma näiteks, see oli suvel, kui me tulime Belgia laagrist ära ja siis ma sain sealt mingi footwork kombo ja ma tund aega kuivalt trillisingi seda footwork asja, aga ma nagu tegin selle enda jaoks huvitavamaks ja noh, sealt saab ju edasi arendada. Ehk siis ka sellist nagu kuiva trillimist ma teen suht palju või siis mingi kontseptsioonidega. Et see vist aitab mul rohkem kui see, et ma panen lihtsalt muusika peale ja üritan nüüd midagi uut leida. Et siis ma lihtsalt teen seda, mida ma kogu aeg teen. Et jah, ma teen pigem võib-olla rohkem seda kuiva trillimist. Et ma lihtsalt võtan mingi kindla eesmärgi ja siis lihtsalt teen seda. No näiteks, ma ei tea, nurgad ja siis ma lihtsalt kas või tund aega järjest otsin nurki, katsetan nendega. See on vist peamine asi, mis ma teen. Kas sa arendad seda edasi ka nagu, et improd koos nurkadega või? Jaa. Või nagu see on see, et alguses ma katsetan pigem lihtsalt seda nagu, okei, noh, oleneb väga teemast on ju, aga ütleme, et nurgad, siis ma alguses lihtsalt katsetan kõiki neid viise, kuhu mul on võimalik nurkadega minna ja uued asendid, sest et kui ma improt teen, siis ma ei lähe nendesse uutesse asenditesse. Kas ma katsetan need nagu asendid läbi ja siis hiljem vaikselt hakkan seda nagu impro poolt sinna peale lisama rohkem. Et kuidas ma saan impro sees nagu rakendada neid uusi asju siis. Aga see tundub päris nagu aega nõudav. Kas sa jõuad ühe asja teha või võtad mitut nagu teemat, kui me võtame nurgad? Sa lähed saali ja teed nurki? Ei, mitte enam. Kunagi jaa, aga praegu ma võtan nagu, kui ma võtan, siis ma võtan käed. Nagu suur teema, laialt, ütleme, noh, seda ma ei ole pikalt ka teinud, aga lihtsalt nagu käed laialt, et mul on nurgad, kõik lained, mingid kontseptsiooni asjad nagu tracingu, threading ja siis ma nagu katsetan nendega ja nagu kombineerin neid. Mulle just on nagu see, kui ma trillin kuivalt, siis ma just võtan mingi väga spetsiifilise asja, milleks enamasti tegelikult on mingi kontseptsioonid asjad. Aga ma näiteks nagu ei tee väga palju seda, et noh, nüüd ma ainult nagu kuivalt katsetan seda kontseptsiooni, vaid ma üpris ruttu lähen kohe nagu full impro peale, aga siiski, et mul peas on nii-öelda see kontseptsioon, mida ma pean tegema. Aga jah, ma väga nagu maalisan kohe näiteks impro juurde, sest et muidu ma tunnen, et ma ei suuda ise nagu kokku hakata panema neid. Mul on nagu raskusi sellega. Mul veits kattub Helenaga. Ma hindan väga soojendust. Olen viimasel ajal hakanud hindama, sest et ma olen märganud, et kui on nii-öelda need halvad tantsupäevad, siis ma lihtsalt ei ole soojaks teinud ennast korralikult. Ja kui mul on need head tantsupäevad, siis ma olen teinud jõudu, võhma ja venitanud. Et minu arust on see väga oluline. Ja mul nagu kujunevad välja mingid aja jooksul mingid trillid, mida ma teen iga kord. Sest et mulle ei meeldi teha korraga palju, mulle meeldib teha iga trenn natuke. Et siis ta nagu, kui järjekindlamalt läheneda, siis minu jaoks see jääb paremini lihasmällu. Jah, siis ma teen neid. Tavaliselt, kui ma hakkan improma, siis ma võtan ka mingi harjutuse ja kordamööda midagi ülakeha jaoks üks päev, teine päev midagi siis alakeha jaoks, jalgade jaoks. Et kordamööda niimoodi. Ja siis natukest aega võtangi harjutuste põhiselt improvisatsiooni. Ja siis kõige lõpus teen lihtsalt niisama freestyle'i, et ei anna midagi ette. Aga jaa, ma väga palju nagu niisama tantsida isegi ei viitsi. Nagu ma pigem just viitsin teha neid nagu harjutusi. Ma ei tea, see on imelik, aga... Võib-olla on asjaga lihtsalt püsivus, mul lihtsalt ei ole nii palju püsivust, aga see soojenduse osa, see on nii aus. Ma teen alati nagu vähemalt 3 laulu soojaks ja ka nagu keerutan lahti end, hüppan lahti Okei. Nagu lased mingi turvakaameratest. jah, täpselt niimoodi. Igatahes venitan ja aga üks päev ma mäletan, ma olin mingi, ma ei hakka soojaks tegema nii korralt, ma ühe laulu lasin.
see oli väga suur viga, ma ütleks, nagu ma peale seda väga ei viitsinud küll liigutada end, et Okay. Nõustun Loorega või nagu sõnastan paremini, ongi see, et mitte sinu oma sõnastab paremini, enda ennem räägitud. Et sina rääkisid väga hästi, sellepärast mul tuli paremini meelde. jaa, sõnasta paremini. Ühesõnaga, et no nüüd mul läks meelest ka. üritan veel paremini sõnastada. Ei no ühesõnaga ongi see, et ma pigem katsetan, nagu sa ütlesid ka, et ei viitsigi niisama tantsida, et kui ma hakkan niisama tantsima, ma olen mingi, mida ma teen või nagu, et ma ei viitsi ja siis ma katsetangi mingit trilli, näiteks oledki seal põrandal ja teed mingit põrandakombot tund aega ja sa lihtsalt nagu naudid seda ja sa lihtsalt teedki seda, aga nagu sa ei tee lõpuks seda full basic improt, et sa lihtsalt tantsid ringi. Et see võib olla nagu püsivam trillimine on see, mis nagu, mida ma teen, mis meeldib. Ja üks asi veel, mitte lihtsalt nagu tehnikatrillid, vaid mulle on viimasel ajal olnud meelepärane teha lihtsalt hip-hop basic samme. Nagu mingi, no praegu ma teen kickball change'i, ma ei tea miks, aga nagu Smurf. mitte smurf. Kickball change, sest et nagu ma ei tea, kas mul on lihtsalt selline tunne, aga tulemus on hea. Nagu jalad lähevad kergemaks, sul on midagi teha, sa saad sellega edasi mängida, sa saad alati seda kasutada, alati. Jah. Kickball change, sa saad alati pullida seda nagu. väike kickball change'i patrioot, nagu ma näen. ja Bounce Police'ile meeldib ka, nii. Ma loodan nüüd, et väga pikaks see jutt siin ei lähe, aga ma lähen korraks teemast välja. Ma üks päev, käime freestyle'i trennis. Käime küll, jah. Käime Kalveri freestyle'i trennis ja siis meil oli lihtsalt tantsi ja Kalver pani nagu siukest old school muusikat ja ma ei ole never olnud siuke old schoolikas, nagu tohutult old schoolikas tantsi. Aga ma tegin mingi 1 raundi või 1-2 raundi, kus ma üritasin megalt tuua see old school'i sisse nagu neid basic samme ja värke. Ja see oli nii huvitav kogemus mu jaoks. Ma ei tea, nagu, sest ma vahepeal trillin ka nagu basic sammudega on nii palju võimalik nagu teha. Ja siis, ma ei tea, see kuidagi tuli kasuks ja see oli midagi väga uut, mis ma leidsin. Nagu, see üllatab. katsetage. Nagu need on nii lihtsad asjad, aga see tulemus on hea. Ja ma nõustun, ma lisan ka Tallinnas Onda Company's Dylan on teinud ka nagu tunni alguseks kindlad kombod ja siis üks on hip-hopi oma ja me teemegi neid basic samme seal ja see töötab nii hästi või nagu, et sa teedki mingit seda Bart Simpsonit ja mingi Shamrocki ja siis iga tund teeme seda järjest mingi mitu 8, aga see töötab nii hästi või nagu, et sa tunned, et see on palju kergem ja sa saad seda nagu tantsus rakenduda. See nagu töötab väga hästi. Ma soovitan seda. Ma soovitan. Rekomendime, jah. Kõigi poolt 3 jahhi, 4 jahhi. Ma ei tea, kas teie? ja meie eest on jahid. Jah, Lisel, mis sina arvad? Mis sa arvad? Langu hakkas ka küsimusi esitama. Ma olin mingi okei. Millal? Mis sa küsida tahtsid? Mis sina arvad sellest? Millest? Kickball changes. Kickball changes. Kickball change, poliis tuli välja praegu. Ma kiidan kõik. See on tegelikult top rock. Jaa. Okei, bro. Siin on mingi hip-hop, mingi salakeel ja Rebecca mingi... Ei, ma nüüd, mis Ei no vaband. sa Ta väga teab alahindad väga hästi, millest me räägime. Ma teen sarkasmi, Ma olen okei. pinginaaber ilmselt. Ja ma räägin koolis hip-hop basic pingina- on samme. matat ja siis Anneks paneb kõrval. Ja näiteks mina pole üldse kooli ja töö tõttu saanud nagu saalis improt teha, aga mina olen võtnud fookuseks nagu muusika. Ja ma tavaliselt, ma olen ühe muusikaga töötan mingi 15-20 minutit. Nagu, see on nagu top, nagu õnneks ma teen SoundCloudi kasutada rohkem, mõtleks mingi top laul mul nagu Spotify's kõik need. Ja samuti ma hip-hopi nii väga ei tee. Ma mõtlen küll harjutusi välja ise. Ma olen hästi palju hakanud nagu see aasta mõtlema igale. Kui ma tahan midagi arendada, ma olen mõelnud asjade nagu harjutusi. Siis ma tean, et ma saan neid hiljem enda tundides nagu rakendada, aga et ma pigem olen nagu All Starsi peal ja katsetan mingeid lihtsalt erinevaid muusikaid. Et see on nagu minu suund. Nii, Rebecca, kas sul on midagi kommenteerida meie pika jutu peale? Jah, mina käin ka igapäevaselt saalis ja teen improt ja 3 laulu soojaks ja siis kutsun Bounce Police'i vaatama. Ikka kükitaks seal piisavalt, on ju.
ei tegelikult. appi, mul on siuke tunne, mul on kõik väljas. Vabandust. Ma viimane kord, kui ma minu arust saali jõudsin, see oli eelmise aasta kevadel, kui ma ei eksi. Ma olin haige 2 nädalat järjest. 1 nädala ma puudusin, 2 nädala ma käisin nagu trenne pealt vaatamas. Ja siis ma läksin saali, et mingid need puhastamised järele teha. Ja siis mingi, et mul nagu looki kassis ära sellest. Ja siis ma nagu, et okei, aga et ma olen saalis. Ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud, üksi saalis, aga äkki ma impron. Ja siis ma nagu taidlesin seal. Ma suurt midagi ei mäleta sellest tegelikult. Aga ma mäletan, see oli nagu alguses väga hirmus. Aga kui ma nagu, ma ei tea, mul aitas see, võib-olla ma lihtsalt ei ole väga suur üksi impro inimene ka. Aga kui ma nagu peeglist ära pöörasin ja siis nagu hästi läksin ise sellesse mulli sisse. Täpselt ma ei oskaks öelda, mida ma teen, kui ma üksinda saali lähen. Aga jah, see jah, aitas. Siit tuli mul lihtsalt, me räägime, et see on nagu saal, on ju. Ja siis siit väike, see on nagu, mul just tuli praegu pähe see, kui ma räägin nagu perele või kõik seda, ma lähen saali, on ju. Siis nad on ju mingi Jehoova tunnistaja või nagu, sest ju vist mingis usus on see, et nagu saal on nagu see, nagu, kus sa lähed, siis ma mingi, ei, ma lähen tantsusaali, eks siis. Või ta kuidagi tuli see pähe. Nii, minul on selline küsimus, et üks nõuanne, mis te soovite, et teile oleks varem öeldud nagu improtamisega alustades? Ma ütlen ühe asja. Või sul oli veel lisada küsimusele? Ei, sa võid rääkida. Et tuleb teha palju trenni. Päriselt ka. Et nii palju, kui sa teed trenni, nii palju tulevad ka tulemused või? Ei. Et nii palju, kui sa teed trenni, nii palju tuleb ka tulemusi. Ja ma ei mõtle kohtade mõttes, et sa mingi võidad, vaid nagu sa lihtsalt peeglist näed, et sa tantsid paremini. See on tulemus. Jah. See on uus point. Ma ise ütleks ka, et trenni tuleb teha korralikult. Aga ei tohiks end nii-öelda ära kaotada sellesse, nagu selle piirini, kus sa hakkad nagu nägema ainult halba endas. Ja see on nagu tantsijatel väga selline asi, mis nagu juhtub. Et ma teen, aga kui ma ei näe kohe seda tulemust, siis ma ütlen, et see ei ole. Aga tulemus ei tulegi kohe. Lihtsalt, jah. Ja ei tohiks ära kaotada seda fun'i. Nagu sa pead hoidma seda fun'i, sa pead kuidagi tegema selle enda jaoks toredaks. Et sa saaksid nautida seda. Mul läheb kokku mõlema öelduga, et lihtsalt puhas drill või nagu asjade kordamine on hea, mida rohkem, seda parem. Ja jah, see, et usalda end ja nagu see, mis sa teed, on juba hea. Okay. Rebecca, kas sul on tahaks teada, mis Rebecca nõuanne oleks? Minu nõuanne? Jaa. Ma arvan, et ma olen ise praegu nii algaja, et mul ei ole seda kogemuste pagasit, et midagi... Aga kas sul on äkki keegi midagi öelnud? Bounce Police tuli ukse taha ükskord. Ma ei tea, nagu selles suhtes ma käin ka nädalas korra ühes improtrennis või meil on nagu hip-hop lisaine. Aga seal otseselt nagu mingid nagu tantsufilosofeerimist ei ole või mingid konstruktiivset tagasisidet ka nagu väga mitte, et tihtipeale ongi see, et et mingi baarides teeme või mingi džämmidega vaata, aga seal ju ka ei saa väga nagu detailides seal laskuda ja tihti kui me oleme teinud mingi baaris tantsimisi, siis ega keegi sulle väga mingi puid ei tule panema, pigem öeldakse, et lihtsalt lahe oled. Jah. Mina nõustun sellega, et ma usun sellesse, et on sellised nagu imelaps nagu produtsid olemas, aga lõppude lõpuks nagu raske töö ikkagi on kõige alus. Ja minu jaoks on ka ikkagi muusika, siis ma võin trillida neid asju, kui sa ei ole... Samamoodi vist oli ka Irena Pauk seda ütles, aga sa tantsid muusikaga nagu duot. Et ta ei ole su nagu mingi asi, mida sa pead kasutama, vaid ta on reaalselt su nagu partner.
oleks, mis mina oleks tahtnud nagu kohe algusest. ja ma ütlen, kui sa ei naudi seda muusikat, siis nagu võistlustel jaa, nagu sa ei saa seda muusikat kogu aeg nautida, aga kas või saalis, et kindlasti mingid hetked, et sa kasutad seda muusikat, mida sa naudid ja vahepeal ka seda, mida sa ei naudi. Igatahes raske töö on minu kokkuvõte ikkagi lõppude lõpuks. Kaugele jõuab ainult raske tööga. Ja kõik on mingi... Nagu näha meile lihtsalt meeldib raske töö. Meile meeldib ennast natuke piinata. Vahepeal. Casual. Kas sa hakkasid midagi ütlema? jaa, aga siis ma saan aru, et see on cringe ja siis Ütle ikka. tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Imeline. Nõustume. Okei, aga siit lähme edasi siis nagu täiesti teise teema juurde veits, mis me tundus väga põnev teiega võtta. Hot takes nii-öelda inglise keeles, ehk siis me paneme teile mingid kuumad võtted, sellised nagu mingid laused või mingid nagu väited ja lihtsalt teie arvamus. Et jah, et kas lükkate ümber või nõustute. Jah, või... Sisse ka minna. Läheb kuuaks. Nii, Rebecca. Mina alustan, jah. Ma nüüd loen maha, ma loodan, et keegi pahaks ei pane. TikToki tantsud, kas need aitavad tantsumaailmale kaasa või rikuvad seda? Kas see on päris tantsukunst või lihtsalt algoritmi püüdmine? Mis on teie arvamus? Oleneb tantsust. Mõni on nagu päris kobe tants, ma ütleks. Nagu ma näen hip-hop samme asja, nagu meil on nagu fun teha, aga võib-olla ma olen näinud nagu lava peal hip-hop, TikTok tantsu. Siis mul on küll natuke, natuke küsimärk võib-olla. Ja ma ei tea, ma väga ei oska kommenteerida. Mis sa ei taha öelda? Tahad mind paremini sõnastada pärast? Jaa, just. Tahan sind ümber sõnastada, nii et sa võid esimesel minna. Ei, mitte ümber, paremini. Paremini, okei, vabandust, paremini. Et kas see rikub, ma ei ütleks, et see rikub küll midagi, see on ju lihtsalt tants. Jah. Lihtsalt tants. Jah, ma nõustun lihtsalt tants. Võib-olla ta ei näita seda nagu mingit taset tantsumaailmas või mis see tants nagu päriselt on tantsumaailmas. Aga ma ei tea, ma ei paneks nagu, ei tahaks öelda, et see on vale või et see on halb ja see rikub ära, sest et tants peaks ikkagi olema nagu tore asi, mida teha ja hästi. Kas tantsulised riided, nii-öelda laiad riided on päriselt vajalikud? Kas me tantsiksime sama hästi kitsaste teksadega või aitab riietussooritust parandada? Aitab sooritust parandada. Ei, tegelikult sul nagu, kui sa tunned end nagu hästi, siis sul on tants ka kohe parem. Kui mul on nagu miski liiga kitsas kuskilt või nagu miski ei ole õige, siis, või näiteks kui mul ei ole õiget tossud jalas, siis see nagu natuke rikub, nagu ma saaks tantsida, sest tantsus kui see ei kao kuhugi, aga ma ei tunneks end nii hästi. Mida paremini ma tunnen end ise, siis seda paremini ma suudan ka tantsida. Jah. Ja ma nõustun. Või nagu näiteks hip-hopi stiilis, kui sul ongi laiemad riided, siis see lihtsalt aitab selle nagu liikumisele kaasa või see visuaalselt lihtsalt näeb juba parem välja kui see, et sa oled, ma ei tea, kiles vorst ja siis sa tantsid ja liigutad jäsemeid või nagu, et see vahe on koheselt nii suur ja nõustun jah selle nagu enda tundega, et see mõjutab hästi palju. Aga kui inimene tunneb ennast paremini, kui ta on vinku, siis muidugi. siis on ju, siis võib olla vinku ka. Kui ta on nagu, kui sa näed, et ta tantsib mega hästi, aga tal on nagu vinkuriided selles, siis nagu on jumala okei. Jaa, aga kui ta ei tantsiks hästi, siis ei oleks okei või? Kui ta ennast tunneb hästi, see on kõik fine. Jah, muidugi sa võid olla vinku ja sa võid olla laiades riiedes, sa võid olla nii, kuidas sa tahad. Ei jah, ma nõustun sellega, lihtsalt ja nüüd sa nõustad sellega, jah. Sõnastan paremini ümber. Sõnastan paremini ümber. Mul endal nagu ma ise ei suudaks tantsida kitsaste riietega. Aga kui sa tunned end mugavalt, siis palun. Lank. Ma klokkisin teid. Lank, kas sa tantsiks kitsaste riietega? Mina mitte, aga kui keegi teine tahab tantsida, siis palun väga. Jaa, muidugi. Võtame siis järgmise. Kas treener peaks olema su sõber või autoriteet? Kas liiga lähedane suhe rikub distsipliini ja arengut?
mis on arvamused? ma jälle võtan siis nüüd üle kohe. minu arust see ei ole hea, kui sa võtad õpetajat, treenerit kui autoriteeti. minu arust see sõna nagu minu arust see on nagu liiga karm või liiga range. Minu arust su õpetaja, mentor, treener peaks olema keegi, kellega on nii-öelda ühtne nagu usaldus ja kellega tegelikult sa tunned end hästi, kui sa töötad temaga koos. Et näiteks, kui sa võtad eratrenni ja sa lähed sinna saali sisse, siis sul ei ole see, et ma kardan nüüd. Vaid see peaks olema see, et ma tahan olla seal. Ma olen võtnud just selle mentori endal, et temaga koos töötada ja et mul peaks olema siuke hea nagu suhtlus. Sa ei pea olema nagu tohutult lähedane selle jaoks. Ja see ei ole ka alati hea, kui sa oled tohutult lähedane, sest et siis võib-olla võib nii-öelda natuke asi käest minna või et noh, siis on juba see piiride kompliment, kust nagu läheb piir. Aga hea suhtlus on alati nagu ja see usaldus üksteise vastu. Ühesõnaga, nõustun Hannaga, et pole mõtet liiga nii-öelda sõbralikuks minna või nagu, et jah, siis kaob see võib-olla nagu treenimisaspekt seal ära, aga mitte ka see, et ma nüüd kummardan oma õpetaja ees või et see on niisugune nagu toksiline või nagu ebameeldiv õhkkond, et see ikkagi peaks olema nagu toetav keskkond. Ja, ma nõustun Helena ja Hannaga, et see tasakaal peab tekkima. Et sa võid olla sõber, aga saalis ikkagi on ta ju su mentor ja treener. Et kui sellega ei teki probleeme, siis ei teki probleeme. Nagu ma õpin siin vaikselt pedagoogikat ja üks põhilisi lauseid, mis ma olen õppinud, ongi see, et õpetamise alus on nagu suhe. Ja see on mulle jäänud kostma. Aga ongi see, et see väga oleneb piiridest. Nagu mõned inimesed ei suuda teha seda, et nad on sõbrad ja treenivad sama, nagu et üks on tema õpetaja. Ja see on ka täiesti okei minu arust. Aga kas tantsumaailmas on liiga palju võltsi toetust? Kas me karjume let's go ka siis, kui tantsija tegelikult midagi erilist ei tee? Kas peaksime olema ausamad? Võtan järjekordselt siis esimesena. Mul mõte jookseb lihtsalt väga praegu. Minu arust see, kui ma karjun let's go, siis see on tantsija toetamine. Ükskõik, nagu tantsija ei pea midagi erilist tegema selleks, aga see loeb sulle kui tantsijale nii väga, kui keegi on, kes nagu toetab sind. Et ma nagu mu sõber ei pea tegema midagi erilist selleks, et ma elaksin talle kaasa. Sest et kõige tähtsam on nagu see toetus ja see, et ta teab, et nagu olen taga olemas tal ja ma olen nagu see, kes ma vaatan teda. Isegi kui nagu keegi teine ei vaata, siis ma olen see sõber, kes vaatab. Nii et ja ma alati vaatan oma sõpru, ikka tantsimas vaata video ikka, isegi kui ma ei ole koha peal olnud. Nii et see ei ole võltstoetus, ma ütleks. Võlts on see, kui ma lähen tantsija juurde, ütlen, sa tegin nii hea töö, kuigi hiljem ütlen, et mulle ei meeldi see, kuidas see tantsija tantsib. Vot see on võlts. Aga kui ma elan kaasa, kui on näiteks mõni pisem tantsija pätlil, kes võib-olla on esimest korda, loomulikult ma elan kaasa, sest et seda on tal vaja. Ja mul endal on ka seda vaja. See on parim tunne, kui keegi elab kaasa sulle. Nii et, jah. Ja ma jällegi pean nõustuma või nagu, et see lihtsalt need pisikesed märksõnad let's go ja nice ja hästi, et see on lihtsalt toetamiseks ja see on see, kui sa näed midagi head ja kui sulle meeldib midagi, et see annab nagu tantsijale lihtsalt julgust juurde ja see on vajalik. Nagu seda kindlasti minu arvates ei peaks vähem olema. Et jah, senikaua, kui sa ei lähe selja tagant midagi halvasti rääkima, nagu et inimesele räägid ühte ja siis pärast räägid teist, siis see ei ole võlts ja kõik on hästi. Ja, ma olen nõus. Alati tuleb plaksutada. Näiteks mingi jamil ka. Ma kogu aeg plaksutan. Nagu see tuleb automaatselt. Nagu mingi paar plaksu. Siuke puhas respekt ka lihtsalt, et nagu teise tantsija vastu. Jah. Liigume siis edasi, ütlen järgmise väite ja siis saate arvamust avaldada. Kas on okei kopeerida kellegi teise vaibi või stiili? Kus maalt lõpeb inspiratsioon ja algab varastamine? Vaat see on hot take. See on hot take tõesti.
lähen jälle esimesena. See on minu arust siuke hästi nagu mingis mõttes keeruline teema, aga minu arust battlite maailmas ja just näiteks, kui sa vaatad breigi battleid, neil on need kindlad sainid näiteks, mis on see Fighting. jah, et sa teed järgi, et sa kopid ja nagu see on nagu üks asi, mis on näiteks mul battletest nagu väga kuidagi meelde jäänud või siis näiteks, kui nad nagu count ivad neid, kui sa teed mitu korda järjest ühte asja või nagu ma ei tea, see on väga huvitav teema, aga minu arust okei, äkki keegi tahab üle võtta, sest et ma üritan sõnastada. see on suhteliselt subjektiivne, nagu kuidas mingi inimene tajub seda, et teda kopeeritakse või mis, ma ei tea, mis sõna sa kasutasid, imiteeritakse või? Jah, mõlemad on okei. Et nagu kui lähebki mingi trend käima, et nagu tantsu selliste liikumistega on ka trende. Mingil hetkel oli väga populaarne selline näästi liikumine, selline nagu hästi läbi keha, läbi lihaste. Et see oli lihtsalt populaarne ja kõik tegid seda, et kui mina teen ja mu sõber teeb, siis ma ei lähe ju talle ütlema, et ta kopeerib mind. Et see on lihtsalt nagu siuke, mis asi, selline asi, mis levib. jah, just, või nagu see on ka see inspiratsiooni saamine ju lihtsalt. Või noh, näiteks see näästi liikumine, et ma saan sellest inspiratsiooni ja teen nüüd oma mingi loomingu. Et jah, pigem subjektiivne, ma ütleks, oleneb mis tasandil. Kui sa võtad kellegi teise koreograafia ja teed nüüd sama asja põhimõtteliselt, siis noh, eks see juba on nagu varastamine, kopeerimine. Aga muidu ma ei teagi. Ja ei nagu noh, minu arust koreote ja sellist asjadega on nagu palju kaarvimisi kuidagi mingite kompadega, aga samas nagu ma vahepeal olen küll, noh, ma filmin hästi palju battle'itel ka, et nagu mul endal nagu jääks mingi kindlad raundid nagu rohkem meelde. Ja siis ma vaatan neid videoid hiljem ja ma olen mingi, oi, nagu ta tegi nagu mingi megalaheda hüppe või mingi megalaheda mingi footwork asja, onju. Siis ma nagu võib-olla teen sellest järgi, aga siis kui lõpuks, kui ma impron, kui ma olen seal platsil, siis mul nagu ausalt ei tule siuke asi meelde väga. Et nagu vahepeal nagu ma võtan siis midagi kaasa, aga ma ei tee kunagi nii-öelda see full asja täpselt niimoodi, nagu see on juba tehtud. Sest et see ei ole võimalik mujal lihtsalt niimoodi isegi tehtud. Ja väga paljud tantsijad ju ise ka ennast kordavad. Et kas see on siis nagu see enese plagiaat või kuidas selle kohta öeldakse? Kas on? Ma ei tea. Minu arvates jah, hea küsimus. Sest näiteks Ian Hotko väga tihti ta pullib neid sama asju. Ma võin nagu 2 liigutust võiks teha, kui ma oskaks praegu. Mida ta kogu aeg teeb. Ja nagu videotes on ka näha. Et isegi kui ta improv, siis ta nagu kordab ennast päris palju. Aga enese kordamine on minust väga fair. Kui see on sinu siuke go-to asi, siis, ja see toimib, inimestel meeldib see, siis nagu ma ütleks, et see on hea teha. Aga kui sa oled juba known selle asja pärast, siis on natuke. Nagu see on minule isiklikult nagu ei meeldi eriti, aga selles mõttes ma ei saa öelda, et see on mingi vale, see on lihtsalt mu isiklik maitse, et mulle ei meeldi see. Ja see on nagu, et see nagu signature liigutus, vaata. No mul on enda arvamus ka sellest, nagu kui me räägime sellest, et sul on mingi tantsija, ja tavaliselt nagu head nagu tasemetantsijatel on kõigil oma enda nagu isikupära karakter. Et mul on nagu, see on väga isiklik arvamus, et mul on tunne, et ma võin võtta sellest inspiratsiooni, aga ma hakkan kõike kopeerima nüüd välimust, liigutusi, aga ma ei tee seda enda omaks, siis on lihtsalt nagu iga tantsija enda ausi küsimus, kas sa nagu päriselt tahad olla lihtsalt nagu koopia kellegist teisest või et sa otsid enda isikupära. Ja noh, ma kindlasti austan neid tantsijaid kõvasti rohkem, kes päriselt nagu, sa võid võtta inspiratsiooni, kindlasti tuleb mingi hoog peale, kus sa, oh my god, see tantsija nii meeldib mulle, et sa võtad talt midagi, aga et see võiks minu arvates muutuda lõpuks sinu omaks. Et ikkagi tuleks sinu enda isikupära. Lihtsalt siuke vaheasi. Väga tihti jäävad asjad külge. Kui ma ikka olen teiega treeninud nagu mingi kõva 4 aastat, siis nagu ma mäletan, kui me jammisime kogu aeg, ma võtsin kogu aeg teinud midagi üle. See on nagu loomulik ka, kui ma näen inimest nagu tantsimas, siis võib-olla langi jaoks ei ole nagu mis? Ei, vaat see ongi inspiratsiooni võtmine, aga teine asi on see, et kui sa tead, vaat väga mingid inimesed on nii kindlad nagu oma asjad, siis on, ja sa hakkad kõike vaat seda üle võtma, sest kindlasti me teame mingeid tantse või oleme näinud, ma ei oska nagu näidet tuua praegu, kes on nagu koopia mingi kellegi teise, vaat see on minu jaoks juba see, et miks on lihtsalt küsimus. Nagu judu selles mõttes, aga lihtsalt miks. Ma arvan, kas see on viimane või eelmine, aga järgmine küsimus on.
kas tantsimine on kallis hobi ainult rikastele? Kas me tõrjume välja andekad noored, sest laagrid, riided ja võistlustasud on üle mõistuse kallid? ma võtan nagu Sa oled vist nagu terve episood, mul on tunne alustanud või meile mul liigub lihtsalt mõte hästi Jah, kiiresti. see on okei. Minul üks näide, kes mul on alatiseks meeles, on Empty Pop. Kui me käisime just suvel Belgias laagris ja noh, kes teavad Empty Popist, ta võitis Red Bulli 2024, selle suure võistluse, aastaisvõistluse. Ja tema rääkis meile sellist juttu, et noh, ta ei olnud kõige rikkamast perest üles kasvanud ja et tema lihtsalt treenis niimoodi, et tal oli 2 laulu põhimõtteliselt, treenis nendega aastaid ja aastaid järjest 2 lauluga ainult, sest et tal ei olnud lihtsalt kuidagi muud võimalust või nagu mingit muud, et ta lihtsalt nagu trillis mingi. ja et ta läks raamatukokku, et neid kuulata. Ta pidi sõitma kodust raamatukokku, et neid laule kuulata ja ma ei tea isegi, kas ta koha peal tegi trenni või. Sellega oli mingi nüanss oli veel. Ma mäletan, et ta rääkis seda, vaata need internetikohvikud. Et minu arust ta ütles, nagu me kõik käisime seal nagu näha, et ta ütles seda, et ta käis internetikohvikus põhimõtteliselt videoid vaatamas, meelde jätmas, et siis minna koju, aga tal ei lubatud kodus tantsida, eks ta tegi seda veel nagu salaja sinna otsa. Ja siis ta rääkis seda juttu ja ma olin ka reast mingi wow. Ja nüüd ta on nagu Red Bulli nagu All-Stars võitja ja üks nagu väga legendaarne võitja, kui me ausad oleme. Ta on nagu selline nimi, kes nagu no selles maailmas sa kuuled nime Empty Pop, sa oled ma nagu tean. Et nagu ma ütleks, et see on väga võimalik isegi nagu loomulikult on nagu lihtsam, kui sul on raha ja võimalusi, et treenida, aga tegelikult kõik sõltub sinu enda tahtest. No ta on muidugi väga suur erand selles mõttes. Nagu reeglina inimesed ei ole ju sellised, kes lähevad internetikohvikusse ja vaatavad paari videot ja lähevad koju ja siis salaja teevad trenni. Nagu enamus inimesi ei ole sellised. Aga nagu ma olen nõus Hannaga selles mõttes, et see ei takista, see on eelis, see on privileeg, aga kindlasti saab ka ilma. Jah. Helena, kas sul on ka midagi lisada? Ma ei lisaks midagi, ma just nõustun et jah, privileegi ja eelis on, et kui sa saadki minna kuhugile välismaale võib-olla nagu suvel, ma ei tea, mingisse laagrisse treenima või siis see, et sul lihtsalt ei ole seda võimalust. Aga jah, kõik ikkagi lõpuks sõltub ju sinust endast. Et ma võin käia nendes laagrites kui palju, aga kui ma edasi ei treeni, siis kas kasu sellest päriselt on? Et see on jah. Nagu... Ja tegelikult no me oleme väga privilegeeritud ja meil on olnud see võimalus. Noh, me neljakest oleme käinud nüüd... Nagu oleks väga rikkad. Me oleme ilmselgelt väga privilegeeritud. Ma ütlen, et me oleme tegelikult kokkunud raha ja näinud nagu vaeva selleks, et saada minna. Me oleme käinud nüüd 2 aastat selle seltskonnaga kuskil välismaal treenimas suvel. Ja nagu, kui ma vaatan meid, me areneme ja see on väga kasulik meile, aga samas ma näen ka tantsijaid, kes töötavad siin väga palju, kellel ei ole olnud võimalus käia välismaal treenimas ja nad võivad olla nagu väga palju kõrgemal tasemel, et nagu lihtsalt oleneb enda tahtest ja enda töökusest. Okay. Küsin teilt viimase hot take'i, meie aeg hakkab vaikselt juba ära lõppema. Kas tantsijad on liiga tundlikud ja kas kriitika vastuvõtmine on tantsumaailmas muutunud võimatuks, sest kõik solvuvad kohe? Tead, ma jätkan striiki siin juba siis. Või kui keegi tahab enne. Ei. Ma jätkan oma striiki siis. Ma arvan, et tantsijad on nagu väga enesekriitilised just enda suhtes. Et nagu võib-olla isegi väljaspoolt keegi, ikka nagu konstruktiivne tagasiside väga hea alati. Aga väga enam seda ei öelda ka või nagu ma ei tea, ma pole ammu saanud konstruktiivse kriitikat. Ma mäletan, kui me veel treenisime, siis me olime väga karmid üksteisega, nagu me reaalselt nagu, ma ei tea, kas te mäletate, aga me ütlesime nagu kõik välja, mida teine võiks parandada. Me pidime täitma nagu, kui me pärast igat battle'id, meil oli nagu analüüsitund ja siis me analüüsime kõigi plussid ja miinused. Võtame selle ühe inimese ette ja me analüüsime ta plussi ja miinuseid. Ja igatahes
ja üleüldiselt lihtsalt ma arvan, tantsida rohkem enesekriitilist ja see võib väga tantsijad nii-öelda laastada. Sest et ma arvan, me suht kõik oleme olnud selles augus, kus meie enda sees olev kriitika nii-öelda läheb lihtsalt liiga kõrgeks ja siis me oleme selles augus, et me nagu on mingid hetked, kus sa ütled, et sa ei taha enam tantsida. Ja vot see on nagu see kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui keegi teine ütleb sulle, et ma ei tea, paranda seda või et see ei ole päris see veel, onju. Siis aitäh tagasisidest ja ma saan seda teha. Ja see tegelikult, ma ei saa võtta see nii hinge endale, sest et see on nagu tagasiside. Aga kui ma ise kritiseerin enda sees, siis ma võtan seda palju rohkem nii-öelda nagu hingevat. Ma arvan, et ma ei ole ainuke. Et see on palju hullem, kui sa ise ennast kritiseerid liiga palju. Ja. Ma ei ole märganud, et oleks väga olnud sellist ületundlikkust. Ma ei mäleta, et keegi oleks solvunud, kui ma olen andnud konstruktiivset tagasisidet. Nii et ma ütleks, et ei, see ei ole probleem. Jah, ma ütleks nagu sama, et ma ei mäleta enda tantsuteekonna jooksul nagu siukest probleemi, et keegi ütleks midagi ja siis sellest tekiks suur mingi jama või et keegi solvuks ekstreemselt. Et see on ju nagu vajalik või me ise ju küsime ka, seda me nagu vähemalt meie järgi ma oskan öelda, et me reaalselt küsimegi, et mida saaks paremini, sest et see on ju hea. Aga jah, nõustun ka Hannaga, et pigem võib-olla mis ongi see enesekriitika või nagu see endasse suhtumine ja kuidas sa ise endaga nii-öelda käitud. Et pigem on see, millele tuleks võib-olla rõhku panna. Ja üks asi on see, et me õpime kogu aeg. Nagu tantsimine lihtsalt ongi õppimine. Sul ei lõppe see õppimine ära, sa õpid elu lõpuni seda. Kui sa nagu, nii kaua, kui sa tantsimisega tegeles õpid. Ja see on okei, kui sa ei tea mingeid asju kohe. Sul ongi keegi, kes sul õpetab. Või sul on keegi see, kes ütleb, et ma ei tea, või kas või mingi, võib-olla see läheb natuke teemast välja, aga näiteks battle'itel on ju, et ei ole väga viisakas käia silla tagant läbi, on ju. Et nagu muidu ma ei oleks teadnud seda, aga mulle nagu öeldud seda, et see ei ole nagu nii viisakas. Ehk nagu mul on see meeles ja ma tean, aga see on okei, kui sa esimene kord ei tea seda. See on fine. Sa õpid. Läheb mingi plõksima. Jaa, aga see on õppimine ja tants on õppimine ja see on okei, kui läheb sassi ja miski ei tule välja. Wow. Meie filosoof. Kas kellelgi on veel midagi lõpetuseks lisada? Või midagi muud välja tuua? Midagi, mis on ütlemata. Viimased sõnad eetris. Jah. Ma rõhutan, et tants... ma võtan järjekordselt oma striigsid. Ma rõhutan, et tants on fun ja inimesed peaksid funima. Et me ei kaoks enda sisse ära, sest et muidu see ei lõppe hästi. Et kõva trenn on alati hea ja see on vajalik ja sa peadki tegema seda. Aga kui sa oled lõpetanud funnimise täielikult ära, siis sa ei naudi seda. Ja siis see on, ma ütleks kohati, et mõttetu ja siis ma ei tunneks enam tantsimist rõõmu. Et ärge unustage funni ja raske tööga. Raske töö. Jaa, mul ei ole midagi lisada. Helena? Jah, jälle nõustun. Teha tööd, näha vaeva ja Mis siis tuleb? mis siis tuleb, ma ei tea, mis siis tuleb. Jah, ja mitte ära unustada seda rõõmu, sest tants on ju saanud alguse nii-öelda kommuunist ja nii-öelda koos tantsimisest. Nii et seda säilitada ja Ma ütleks, et ma arvan, et kui keegi tahab nagu käib võistlust, lähevad võistlust mida iganes, et ma arvan, et kõik, kes sinuga on seal ühes ruumis, et nad on ennem su sõbrad ja kolleegid ja tuttavad kui rivaalid. Mul on tunne, et see on selline tore mõte, mis mul tuli. Et meil on kuidagi Eestis, mul on tunne, et see läheb aina paremaks kogu aeg. Et mul on, eriti Tartus, mul tunne, et meil on väga ikkagi kokku hoida seltskond siin. Igatahes. Mina nõustun ka. Minu nõuanne on, et ärge siis Bounce'i ära unustage. Muidu tuleb Bounce Police. Bounce Police tuleb. Ja sellega saabki, ma arvan, meie nii-öelda episood läbi teiega, meie kallid sõbrad, nii et tehke endale aplaus, palun. Ja me kohtume juba loodetavasti varsti. Järgmisel kuul äkki. Tšau!